Tere tulemast kõigile siis JKK online koosolekule. Kas sa vaatad siis Facebooki lehelt või JKK YouTube'i kanalilt, vahet ei ole. Sõnum on üks, võib-olla väikse nihkega 30 sekundit siia-sinna, aga tere tulemast igatahes. Ja täna meil on missioni koosolek ja kui me mäletame, siis eelmine kord JKK liikmed vähemalt, kes kõik kohal olid, siis me rääkisime kristlaste tagakiusust ja me rääkisime sellest, et kui raske aeg on meie vendadel ja õdedel erinevates kohtades üle maailma. Et meie siin Eestis ja Euroopas ei ole tükil ajal näinud sellist tagakiusu, nagu mõned meie vennad ja õed taluvad, eriti veel Lähis-Idas või Indias osades kohtades ja isegi Hiinas ja paljudes teistes kohtades üle maailma, Aafrikas. Et nüüd, kui see koosolek läbi on, siis sa võid vaadata, me postitame siia alla ka lingi, kust on võimalik siis downloadida eelmise koosoleku PDF ja seal PDF-is on siis väike ülevaade sellest, et mis on toimumas siis Kristuse ihus ja kus, kui palju ja keda taga kiusatakse, et see on selline statistika, mida võib vaadata ja mida võib siis Jumala eest palvesse tuua, et seal on ka väikene niisugune video selle PDF-i lõpus, et kui sa klikkad selle lingile, siis sa näed natukene Open Doors USA, kes siis tegeleb tagakiusatud kristlaste abistamisega. Et seal antakse siis natukene niisugust videopildist ka ülevaadet, et mis on toimumas. Aga ma julgustan, et korra vaadata see materjal üle ja kui miski kõnetab su südant seal, siis Open Doors USA on ka koht, kuhu on võimalik näiteks annetada, et aidata tagakiusatud kristlasi. Et ma julgustan igat ühte, et kui see teema on sinu südames, siis kindlasti sa võiksid anda natukene oma panust, et aidata meie vendas õdesi üle maailma. Et kõige tähtsam muidugi on meie palved, aga ka finantsabi on üli oluline. Nii et siis see link, mis siin all kirjelduses on, video kirjelduses, et seal siis on võimalik need materjalid kätte saada. Nii, aga täna me lähme hoopis teise teema juurde ja teema on ikka missioon, aga me räägime natukene missionist teisest perspektiivist, kui me võiks arvata. Et me võtame aluseks kõigepealt muidugi kirjakoha ja kirjakoht on meil Johannese 3.16 ja vaatame natukene siis, et milline on siis Jumala motivatsioon, mis puudutab üleüldse missionit ja milline on Jumala süda siis inimeste järele. Ja siis sealt edasi me natukene kaevame sügavamale ja vaatame ka, milline on Jumala süda meie järgi. Et Johannese 3.16 on siis selline kirjakoht, mis ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Et see kirjakoht ütleb siis, et Jumal on maailma armastanud ja üks teine kirjakoht ju ütleb, et ärge armastage maailma. Et kas seal on mingisugune konflikt? Absoluutselt mitte. Sest kui me räägime missionist ja Jumal räägib maailma armastamisest, siis loomulikult ta räägib sellest, et ta on inimesi armastanud, selle maailma inimesi. Nüüd Johannese 3.17 ütleb kohe järgi, sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Kas maailm tunnustab seda või mitte, aga Kristus ja pääste on tegelikult nende päralt ja meie päralt. Nüüd, kas inimene võtab vastu Kristuse, kas ta võtab vastu Jumala armastuse või hülgab selle, see on tema teha. Aga Jumal tahab, et meie armastaksime inimesi nii, nagu tema on inimesi armastanud. Ja Jumal ei ole kedagi muud, kelle läbi näidata maailma inimesele või inimesele, kes ei tunne Jumalat, oma armastust kui meie, kui kristlased, kui need, kes tunnevad Jumalat. Ja sellepärast on väga oluline, et me teaksime, et Jumal, et ta oma armastust saaks väljendada maailma inimestele, siis tal on vaja meid. Tal ei ole mitte kedagi siin maa peal, kes võiks inimestele näidata Jumala armastust või kes kuulutaks evangeeliumi või räägiks temast. Ja miks see oluline on teada? See on oluline teada sellepärast, et siis me valime selle, kuidas me inimestesse suhtume. Nüüd, kui kristlane on niisugune külm inimeste vastu ja kalk ja oma lihaloomuses me oleme kõik suutelised selleks, et olla niisugused külmad ja kalgid ja isegi tujutseda ja olla nii nagu kõik teised inimesed. See, et me oleme uuesti sündinud ja et Jumala loomus on meie sees ja Jumala armastus on meie sees, ei tähenda seda, et me automaatselt selles käime ja automaatselt oleme nii nagu Jeesus ise.
Piibel räägib, et seal käib sihuke võitlus, eks ju, liha ja vaimu vahel, et julgustab meid Rooma 8. peatükis, et mitte olla lihalikud, vaid käia vaimus. Ja mida rohkem me käime vaimus, seda paremini me suudame ka väljendada Jumala armastust inimesele. Nüüd ma ei taha väga palju täna keskenduda negatiivsele või siis negatiivsetele asjadele üldse, aga me elame tegelikult sellises mahategemise või sellises kritiseerimise kultuuris. Ja praegu, kuhu iganes sa pöörad, siis keegi kuskil teeb kedagi maha, kritiseerib, kellel on õigus, kellel ei ole õigus, kes teeb midagi valesti, kes teeb midagi halvasti, eks ju, kes on loll, kes on rumal, kes on kaabakas, eks ju. Et me näeme, et kogu aeg tehakse kedagi maha ja meid sunnitakse kogu aeg, mingis mõttes sunnitakse meid kogu aeg pooli valima, et kelle poolt sa oled, mis sa sellest ideest arvad, mis sa mingist teisest mõttest arvad, eks ju. Vaata, mida see poliitik seal kuskil ütles või et sind kuidagi kistakse sinna mängu kaasa ja sa võid ära kaotada tegelikult selle põhiasja, et meie ei saa olla inimeste vastu, kes on patused, kes on lihaloomuses, kes ei tunne Jumalat, me ei saa olla oma südames kalgid nende vastu. Ja sellises mahategemise kultuuris me peame väga-väga valvama oma südant, et me oma südames ei muutuks kibedaks või pahatahtlikuks kellegi suhtes, et me ei oleks ülekohtused oma sõnadega, sest kui me oleme niisuguses lihaloomuses ja vaim ja Jumala armastus ei valitse meie üle, siis me oleme väga kerged eksima ja oleme ülekohtused oma sõnadega. Me arvame, et me räägime õigust ja ütleme õigeid asju, aga tegelikult me ei tea seda, sellepärast et me oleme lihameeles ja me võime absoluutselt oma hinge pinnalt tulistada ja panna inimestele pihta niimoodi, et nad saavad isegi haiget ja me ei mõtle selle peale. Me lihtsalt mõtleme, et meil oli õigus ja mul oli õigus seda öelda. Mul oli õigus kirjutada see kommentaar sinna Facebooki ja panna see inimene paika. Aga Jumala armastus ei ole selline. Ja kui sa ei valva oma südant, siis sellised hoiakud võivad täiesti sind üle võtta nii, et sa enam ei näe inimesi läbi Jumala silmade, vaid sa näed neid ainult läbi oma lihaliku meele ja siis sa arvad, et sul jääb õigust ülegi, et inimesi kas kritiseerida või olla pahatahtlik nende vastu. Aga mida ma öelda tahan on see, et Jumal on pannud oma armastuse meie sisse ja Jumal ise armastab neid inimesi ja me ise olime kõik samamoodi patused ühel ajal, kus me ei käinud Jumala nii-öelda päästes ja siis me tegime täpselt sama asju, me käitusime täpselt samamoodi ja Jumal ometi armastas meid siis. Ka siis, kui me olime patused ja me tegelikult, ma ei rutta endast ette, et me jõuame ka nende kirjakohtade juurde. Ja siis vaatame järgmist siis peatükki, millesse me suundume on see, et Jumala armastuse motiiv. Jumalal on oma armastuse motiiv. Ja see kirjakoht siis, mida me ekraanil praegu näeme, 1. Korintuse siis 13, 1-3 ütleb, et kõik, mida Jumal teeb, on armastusest lähtuv. Ja sõna ütleb, et iga meie tegu peaks olema mõõdetav Jumala armastusega. Ja siin räägib siis sellest, loeme selle kirjakoha, et kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu, ja kui mul oleks kõik usk, nõnda et võiksin mägesid teisele paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtegi. Ja kui ma jagaksin ka kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu. Ehk siis see motiiv, millega sa midagi teed, on tegelikult isegi tähtsam kui see tegu ise. Ja sest tehes vale motiiviga tegelikult sa canceldad või sa tühistad ära selle teo ja selle mõtte, sest see tegu või see, siis mis iganes sa tegid, ei olnud tehtud armastuses. Aga sõna ütleb meile, et mul ei oleks sellest mitte midagi kasu, kui mul ei oleks armastust. Ehk siis kõik, mis ma teen, peab olema armastusele baseeruv. Nüüd seesama kirjakoht siis, et see on julgustav sõna meie jaoks, et isegi tegusid tehes, et need ei oleks tehtud religioosselt. Ja see räägib isegi andmisest, et kui ma annan ka oma ihu näiteks põletada. Nüüd, kui siin räägib juba ihu põletamisest, et okei, et see on nüüd loomulikult Paulus siis läbi püha vaimu rõhutas seda, püha vaim läbi Pauluse siis rõhutas seda, et isegi kui ma annaksin kõik endast, okei, põletage isegi mu ihu ära, aga ma ei teeks seda
mingi mõttega, et armastus oleks selle asja mõte, siis mul ei oleks sellest kasu. Ehk siis neid tegusi kõiki annab teha ka väga religioosselt. Nüüd, kui palju enam me räägime nagu maise vara annetamisest või maise vara andmisest, et kui sa annad näiteks kas siis missioonitöösse, täna me räägime missionist või üleüldse hea tegevusse või kuhu iganes, siis kui see motiiv ei ole armastus, näiteks Mattuse mäejutlusest ta räägib ka sellest, et me ei annaks armu anda nii, et me laseme enne sees sarve puhuda. Et kui mu parem käsi annab, siis ärgu vasak teadku, mida parem teeb. Et ühesõnaga see motiiv on ülioluline, andmise motiiv on ülioluline. Ja selles kirjakohas me näeme, et armastus peab olema kõige selle motiiviks, sest muidu ei oleks sellest mitte mingisugust kasu. Sellepärast inimesed võivad seista ka õigete asjade eest, isegi kui teemaks on ühiskondlikud teemad, näiteks nagu laste kaitsmine või nõrgemate kaitsmine või elu kaitsmine. Et isegi need teemad need on väga olulised ja väga tähtsad teemad ja nende eest tuleb seista. Aga kas su motiiv on see, et sa teed seda armastusest? Vot see on küsimus. Kui Jumala armastus ei ole selle keskmes, siis see võib muutuda väga hingeliseks ja väga pinnapealseks ja Piibel ütleb, et sul ei ole sellest kasu. Me oleme näinud, et päris paljud inimesed tänapäeval on aktivistid, nad tegelevad millegiga ja paljud inimesed tegelevad ka mingite heade asjadega lihtsalt eneseteostuseks ja see paneb neid hästi tundma ja see on ka okei. Aga Piibel rõhutab meile, et kui me teeme midagi head, siis selle motiiv peaks olema armastus. Me oleme näinud aktiviste, kes on väga-väga vihased ja kurjad kõikide nende vastu, kes ei lähe kaasa nende ideedega. Internet on videosi täis, kus keegi karjub kellegi peale, röögib ja kes sõimab keda rassistiks ja mis iganes. Ja need inimesed omast arust arvavad, et nad seisavad õige asja eest ja nad seisavad nii tulihingeliselt õige asja eest, et nad hakkavad lausa vihkama teisi inimesi. Ühesõnaga läbi viha ja vihkamise nad teevad siis nii-öelda õiget asja. Aga Jumal on öelnud, et kui me midagi teeme, midagi head, kui me seisame millegi eest, mis on ka tema sõna kohane, näiteks elu kaitsmine, siis selle motiiv peab olema samamoodi armastus. Muidu mul ei oleks sellest kasu, nii nagu see Korintuse kiri sellest räägib. Nüüd lähme natukene edasi ja mul on siin kõrval natuke märkmed, nii et kui ma vahepeal veits silmi pööritan, siis nende silmadega on kõik korras. Lihtsalt ma siin arvuti kuvari pealt vaatan, kus ma olen. Et kui sa teenid Jumalat, siis nüüd on väga oluline vahe ka, et kui sa teenid Jumalat, kas sa teenid Jumalat sellepärast, et Jumal armastab sind või sa teenid sellepärast, et sa tahad Jumala armastust välja teenida. Nüüd see kõlab nagu okei, et mis seal vahet on, aga seal on väga-väga suur vahe. Et kas sa teenid Jumalat selleks, et teenida välja Jumala armastust või sa teenid Jumalat sellepärast, et sa armastad Jumalat. Ja kui sa proovid välja teenida Jumala armastust, siis sa oled nagu variserid. Ja variserid absoluutselt kõik nende olemine ja see, kuidas nad käisid ringi, sellepärast Jeesus rääkis nii palju variseridest, et ärge saage nende sarnaseks, sellepärast, et nad tegid oma tegudega ennast tähtsaks inimeste ees, Jumala ees ja nad lootsid täielikult oma õiguse, oma tegude peale. See räägib isegi, et üks variser, eks ju, kes läks üles palvusele ja koos patusega ja variser oma südames mõtles, et tänu sulle Jumal, et mina ei ole nii nagu see patune siin kõrval. Et ma paastun, ma palvetan, ma teen kõiki neid tegusi, eks ju, ja siis patune samal ajal hüüdis Jumala poole kogu oma hingest ja ütles, et Jumal halasta mul patuse peale ja Jeesus ütles, et see patune läks minema sealt õigemana kui see variser. Ehk siis need meie motiivid ja meie südame hoiakud isegi on nii palju olulisemad kui need välised teod, mida me teeme. Et kas me teeme neid selleks, et inimestele näidata või et Jumala armastust välja teenida, vahet ei ole. Kui sa ei tee seda armastusest Jumala vastu, siis ei ole sellest kasu. Jällegi see sama kirjakoht. Ja me vaatame korraks siis kirja kohta Efestlaste 2, 14-19. Aga Jumal, kes rikas on halastusest, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armust olete õndsaks saanud.
ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses, et osutada tuleval ajastul oma armu ülemäärast rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armust õndsaks saanud ja see pole mitte teist enesest. See on Jumala and, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Ehk siis pääste ja Jumala arm ja Jumala heldus ja kõik, mida me Jumalalt tahame saada, palve vastused isegi. Et need ei ole need asjad, mida me Jumalalt välja teenime kuidagi viisi. Me ei saa taguda endale vastu rinda ja öelda, et oi, et ma olen teinud nii hästi, Jumal peab nüüd vastama mulle. Loomulikult Jumala sõnas on printsiibid, et kui me teeme nii või teeme naa, siis printsiip põhjustab, et need vaimsed seadused toimivad meie jaoks, loomulikult. Aga siin räägib seda, et me ei saa välja teenida Jumala armastust. Jumala armastus, Jumala pääste, see või õndsaks saamine, see on usu kaudu. See pole mitte meist enesest, see on Jumala and, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Ma rõhutasin seda nüüd ekstra, et mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Nüüd see on väga oluline, see on väga oluline. Ja mida edasi me lähme sellest tekstist, siis me näeme, kui oluline see päriselt on meie usuelus üleüldse. Ja see bottom line siis nii-öelda täna või see alus, millele me rajame, on see, et me ei saa anda välja Jumala armastust, kui me ise ei ole selles veendunud, kui me ise ei ole seda kogenud. Ehk siis, või see armastuse motiiv siis, millega me teeme oma tegusi. Et isegi missioonitööd on võimalik teha väga religioosselt ja ilma armastuseta. Sul on võimalik anda ilma armastuseta, teha häid tegusi ilma armastuseta. Kui keegi viitsib, te võite täna kokku lugeda mitu korda selle koosoleku jooksul saab öeldud sõna armastus. Et ilmselt seda saab väga palju öeldud. Ja ma mäletan Uppsalas näiteks, rääkides missioonitööst, me tegime street missionit. Ja street missioniga siis me läksime tavaliselt siis õhtuti välja. Ja siis meil olid seal kohvilauad ja siis mõned küpsised. Ja see mõte oli see, et kui inimesed tänavalt tulevad, me pakume neile kohvi ja siis me ajame nendega juttu, küsime, et kuidas teil läheb, et kas me saame palutasu eest ja siis me jagasime evangeeliumit inimestele. Nüüd üks õhtu oli seal üritus ja meid oli rohkem seal ja see oli mingisugune, midagi see linn tähistas järjekordselt ja hästi palju rahvast oli tänavatel ja oli ka purjus inimesi ja nii edasi. Ja lihtsalt tuua ühe näitena, et sealt kõndis mööda üks käruga naisterahvas siis. Ja kui ta mööda läks ja nägi meid seal, siis kohvi pakkumas ja siis inimestega juttu rääkimas ja ta järsku hakkas sõimama meid ja lihtsalt sõimas nagu hingepõhjast ja mille eest ta sõimas? Ta ütles, et vaadake mind, ma olen selle kiriku liige, et ma teen siin päris tööd, et ma tassin purjus inimesi, just viisin käruga ühe purjus inimese kuskilt põõsast leidis, viis ta kuskile turvalisse kohta. Ütles, et ma tegin just seda, eks ju, ja mida teie siin teete? Et lihtsalt joote siin kohvi, lürbite oma kohvi, sööte oma küpsist ja lihtsalt ajate juttu, et tehke seda, mis on päris asi, mitte lihtsalt niisama siin. Ja ühesõnaga ta sõimas ja kaugelt veel. Ta oli juba mitukümmend meetrit eemal ja ikka sõimas kõva häälega. Nüüd, mis toimus? Inimene oli täiesti religioonist nagu sisse võetud. Täiesti ilma armastuseta. Ta tegi tegusi ja kas see on halb, et ta võttis selle käruga kellegi, kes oli purjus ja viis ta turvalisse kohta, eks ju, toimetas. Kas see oli halb? Ei olnud. See tegu oli iseenesest väga üllas. Aga mis oli halb, oli see südame motiiv. Vaata mind, ma olen nii õige, ma teen seda, teie ei tee mitte midagi, eks ju. Ja see on see, mis tegelikult religiooni nagu põhiteema ongi, et religioon alati paneb rõhku tegudele, ilma et ta toetuks Kristusele või Kristuse armastusele. Nüüd vaatame, armastuse hulka kuulub ka venna armastus, millest Piibel räägib väga palju. Ja ütleme ka, et see religioossene naisterahvas, ta oli tegelikult ju Kristuses justkui meie õde. Nüüd ma ei tea, kas ta oli päästetud või mitte. Seda teab Jumal. Aga oli näha, et temas oma vendade ja õdede vastu ei olnud absoluutselt mitte mingisugust armulisust ega armastust. Ta sõimas meid niimoodi, et tatti lendas vasakule ja paremale.
aga Uus Testament ja Uus leping räägib meile, et kui palju ligimese armastusest. Religioon ja eneseõigus aga muudab kristlase siis kriitiliseks teiste suhtes. Tal on alati midagi teistele ette visata, midagi, mis ei ole piisav, midagi, mis ei ole tehtud nagu piisavalt palju või piisavalt hästi. Ta paneb alati silmad enda peale, kui palju mina olen suutnud ise ära teha, kui palju ma olen suutnud teha neid väärilisi ja õigeid tegusi Jumala ees, et siis äkki Jumal mulle vastab, siis Jumal vastab mu palvetele, siis on mul Jumala poolehoid, siis on mul Jumala soosing ja kõik baseerub tegudele. Aga mida räägib piibel ja me vaatame neid kirjakohti on päris mitu. Et meie ei teeni välja Jumala soosingut oma tegudega. Me teenime välja Jumala soosingu läbi Kristuse, toetudes Kristusele. Et ainult nii. Ja nagu religioon on see, mis ütleb, et ainult mina olen õige, ainult mina teen hästi, teised kõik teevad halvasti. Nüüd Jeesus adresseeris ju tegelikult peamiselt variseere ja nende mõtteid. Kui variseerid seisid Jeesuse ümber. Jeesus isegi tajus nende mõtteid kohati ja ilma, et variserid oleks oma suu lahti teinud ja öelnud, Jeesus tõi nende südame mõtted kõigi rahva ees esile ja ütles, kuule, et kuidas te mõtlete eneses, et te teete asja küll puhtaks väljaspoolt, et see paistaks kõik ilus hästi, aga seespidi te olete täis rooja. Nüüd Jeesus kunagi ei adresseerinud neid, kes kuidagi viisi olid raskustes või patu sees. Selles mõttes ei adresseerinud, et ta ei mõistnud neid hukka. Ta ei mõistnud neid hukka ja sa näed, et maakeeli öeldes nii-öelda pätte ja kaabakaid ta kunagi ei sõidelnud. Aga keda ta sõitles? Ta sõitles varisere. Ja miks ta neid sõitles? Sellepärast, et nad lootsid enese peale ja enda õiguse peale. Mitte selle õiguse peale, mis tuleb Jumalalt, mis tuleb Kristuse kaudu, vaid enese õiguse ja tegude peale. Nüüd me räägime, meie keskne teema on siis Jumala armastus. Ja kui sa loodad Kristuse peale, siis sa oled armuline oma ligimesele ja sulgudes võiks öelda ka iseendale. Ja sa annad andeks oma südamest, et kui su vend eksib su vastu, siis ja tuleb su juurde ja palub andeks, siis sa ei hoia nii-öelda oma venda nagu, okei, et jah, palu andeks, aga sa ei hoia ta kirvestama pea kohal nii-öelda siis lõputult, et olgu, et saad aru küll, et sa tegid valesti, okei, ma püüan sellest kuidagi viisi üle saada, et vend palub ja anub ütleb, et sorry, et ma tunnen nii halvasti, et ma käitusin suga sellisel viisil või ütlesin sulle seda, et ma ei oleks pidanud. Ja siis sa seisad käed ristis ja ütlesid jah, et ma sain tegelikult ikka väga haiget. Ei ole nii. Kui Jumala armastus võtab kuju su sees, siis sa taastad oma venna koheselt, oma venna või õe. Sa ütled, pole midagi, see on unustatud juba. Kuule, ära tunne ennast üldse halvasti. Juhtub ikka. Ma olen ka rumalaid asju öelnud inimestele või käitunud nendega kehvasti. Sa taastad oma venna kohe või oma õe. Ja sa ei hoia seda kirvestama pea kohal, et okei, et ma talle nagu näitan, et ma andsin talle nagu andeks, aga samas ei andnud ka päris lõputult, sest ma sain nii tohutult haiget, et las ta veel 3-4 päeva praeb nagu vorst seal panni peal, et säriseb, et las ta tunneb süümepiinu. Hei, Jumal ei ole selline ja Jumala armastus ei ole selline. Ta ei lase sul praadida tunde ja päevi ja vahel on see, et kui me eksime, siis hukkamõist. See tahab meid panna praadima päevade viisi, aga Jumal on tõotanud, et kui me tunnistame oma vead ja eksimused ja oma südames pöördume, siis seal ei ole mingit põhjust, miks sa peaksid enam tundma süümepiinu. Ja me natukene räägime sellest, kui me kerime siin selle teemas natukene edasi. Nüüd siin on üks pilt ja nüüd venna armastuse rääkides, et minu meelest see oli päris naljakas, et ära näe siis pindu oma venna silmas ja palki omas silmas sa ei pane tähele, et päris koomiline. Et see teksti siia pildi peale ma ise ei kirjutanud, et ma kuskilt keegi jagas üks päev ja ma vaatasin, et see oli päris kihvt pilt. Nii, aga jah, et siis venna armastusest ja ma loen mõned kirjakohad lihtsalt kiiresti venna armastusest ja piibel räägib sellest tohutult juba siis, kui Jeesus enne, kui ta tegelikult ristile läks, siis see oli üks põhilistest teemadest ja käskudest, mille ta andis oma jüngritele. Ta ütles, et armastage üksteist nii, nagu mina olen teid armastanud. Ja kuidas Jeesus armastas oma jüngreid, ta andis oma elu nende eest, ta andis oma elu sinu ja minu eest. Nüüd
Esimese Johannese 2:9-11 ütleb, et kes ütleb enese valguses olevat, aga vihkab oma venda, see on pimeduses siit saadik. Kes oma venda armastab, see püsib valguses ja temas ei ole pahandust. Aga kes oma venda vihkab, see on pimeduses ja käib pimeduses ega tea, kuhu ta läheb, sest pimedus on teinud ta silmad pimedaks. Nüüd 3. peatükk ja 10. salm. Sellest ilmneb, kummad on Jumala lapsed ja kummad on kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast ega see, kes ei armasta oma venda. Me teame, et oleme tulnud surmast elusse, sest armastame vendi. Kes venda ei armasta, see jääb surmasse. Igaüks, kes vihkab oma venda, on inimese tapja. Wow. Ja te teate, et ühelgi inimese tapjal ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Sellest me oleme ära tundnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest. Ja meiegi peame jätma elu vendade eest. 4. peatükk. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, see on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja meil on temalt see käsk, et kes armastab Jumalat, see armastab ka oma venda. Nüüd 1. Peetruse kiri veel räägib 1:22. Armastage üksteist innukalt ja südamest. Ja 1. Peetruse 4:8, Peetruse kiri siis, mis on väga konkreetne kiri tegelikult ja vahel, kui loed seda, tundub, et Peetrus oli päris karm, aga tegelikult ta ei olnud karm. Ta ütles, mida ta rõhutas? Ta rõhutas, armastus olgu südamlik üksteise vastu, 1. Peetruse 4:8. Armastus olgu südamlik üksteise vastu ja need on vaid mõned üksikud kirjakohad, mis sai välja toodud. Need kirjakohti, kõik kirjad tegelikult räägivad üksteise armastamisest, oma vendade armastamisest. Nüüd sa mõtled, et kuidas ma seda teen, ma ju püüan, ma annan oma parima, et jälle peab midagi tegema, kunagi ei ole piisav. Vastupidi tegelikult, me räägime sellest, et sa oled piisav ja Jumala armastus on tegelikult juba meie sisse valatud ja meil on võimalus see aktiveerida ja käia sellest tegelikult. Mitte käia rohkem oma lihaloomuses või rohkem teha oma mõtete ja lihatahtmist mööda, vaid meil on võimalik tegelikult armastada südamest ja käia armastuses. Nüüd vaatame edasi, et kõik, mida Jumal meile oma sõnas tegelikult ütleb, ta ise on ka selline. Kui Jumal käseb meil midagi teha, siis see on tema loomus tegelikult. See on see, kes ta on. Ja kui ta käseb meil suhtuda oma vendadesse ja õdedesse hästi, siis see on täpselt see, mida tema teeb. Kui ta käseb meid andestada, siis loomulikult tema on see esimene, kes andestab. Ta ütles Peetrusele, et Peetrus küsis, et kui palju ma pean oma vennale päeva jooksul andeks andma ja ta küsis, kas 7 korda on küll. Jeesus ütles talle, et 7 korda, et mitte 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Ja see mõte oli see, et mitte lihtsalt et 7 korda 70, palju see on nüüd, sadu kordi. Et see mõte oli see, et nii palju, kui on vaja, pead sa talle andeks andma oma südamest. Et siin ei ole kindlat numbrit. Ja Jumal ise on täpselt selline. Jumal samamoodi annab 7 korda 70 korda 7 võiks sinna veel panna otsa. Ta annab andeks nii palju, sest see on tema loomus. Tema loomus on see, et ta on andestaja. Nüüd, kui ta ütleb, et julgustada teisi, siis mida ta teeb? Ta täpselt samamoodi. Ta julgustab ise meid, ta julgustab oma lapsi, ta on andnud meile püha vaimu. Kui sa vaatad Johannese 14. peatükki ja 15. peatükki, sa näed, et ta on saatnud oma püha vaimu ja püha vaimu üks funktsioon on see, et ta, halb on öelda funktsioon, vaid üks tema omadus on see, et ta julgustab sind ja mind meie südames. Ja mida rohkem me läheme sõnasse ja mida rohkem me uurime, milline Jumal on, see rohkem me näeme tegelikult, et püha vaim on saadetud selleks, et olla meie kõrval. Jeesus ütles, et teil tuleb kasuks, kui ma ära lähen, sest püha vaim on siis teie igaühega. Mind on üks, aga püha vaim on teie kõigiga. Ja vahel tundub, et tore oleks ikka, kui Jeesus oleks mu kõrval ja loomulikult oleks tore oleks Jeesusega juttu rääkida ja kohvi juua. Aga püha vaim on sinuga. Ja üks tema ülesanne siis, kui ta isa poolt saadeti, ta saadeti sind abistama ja see on see, mida ta teeb. Ta julgustab meid. Püha vaim ei mõista sind mitte kunagi hukka. Ta alati näitab sulle väljapääsu teed. Ta alati näitab sulle, kuidas sul on võimalik jõuda kõrgemale, kuidas sul on võimalik välja tulla mingitest olukordadest, olla võidukas ja loomulikult ka see, et ta teeb Jumala sõna meile elavaks. Ja ka see tänane teema, Jumala armastus, kuidas Jumal on armastanud maailma, ka selle teeb püha vaim meie sees elavaks, kui me loeme tema sõna. Nüüd
Jumal on sind armastanud, mis on ülioluline. Et natukene ruttasin endast ette juba, aga Jumal on sind armastanud ja meil on vaja teada seda enda sees nii veendunult, nii veendunult, et Jumal on sind armastanud ja armastab sind täna. Just sellisena, nagu sa oled, ta armastab sind ja tema armastus on tingimusteta. Me rääkisime sellest, seda on võimatu välja teenida. See on see, mille Jumal on sulle andnud täiesti tasuta, täiesti niisama, ilma et sa midagi oleks selle jaoks teinud. Ehk siis Jumal ootab ka, et meie siis väljendaksime tema armastust maailmale. Ja Jumal on huvitatud siis maailma päästmisest, aga me päriselt ei saa anda maailmale midagi, mida meil ei ole või mida me ei ole kogenud ise. Ja sellepärast on nii oluline olla veendunud Jumala armastuses, sest kui me oleme ise kogenud Jumala armastust ja me oleme veendunud selles, siis meil on lihtne seda jagada ja meil on lihtne näha inimesi läbi Jumala armastuse ja läbi tema armastuse silmade. Sa ei saa anda midagi, mida sul ei ole. Sa mõtled, jah, aga mul on Jumala armastus, on ju minu sisse pandud. Tõsi, paljud asjad on veel meie sisse pandud. Seal on nii palju asju, mida me avastame alles, kes me oleme Kristuses, eks. Ja kuidas esile tuua see Kristus meie seest. Aga mingitel põhjustel ja tihti see on uuendamata meel või me ei ole sõnas kaevanud nii sügavale, et see saaks meie omaks. Ja nii ka Jumala armastusega, et kui me ei ole seda päriselt teinud enda omaks, kui ma täna ei ole veendunud Jumala armastusest, päriselt veendunud, siis ma ei saa ka päris veendunult sellele maailmale öelda, et Jumal armastab sind. Sa võid seda öelda, seda on ka tore kuulda loomulikult ja selles ei ole midagi halba. Aga see on teine asi, kui sa suudad seda öelda inimesele veendumusega, sest sa oled ise kogenud seda. On kahte teadmist, on üks mõistuse teadmine, tunnetuslik selline teadmine nagu oma mõistusega ja siis on kogemuslik teadmine. See, mida sa oled ise kogenud ja see, mida sa saad ise edasi anda. Ja Jumal tahab, et meil oleks kogemuslik teadmine tema armastusest ja veendumus meie südames ja meie sees. Nüüd mõistad, Jumal ei ole huvitatud ainult sellest, et maailm näeks ja kogeks siis tema armastust. Ta on huvitatud sellest, et sina ja mina päriselt mõistaksime tema armastust. Loomulikult on huvitatud maailmast. Ta tahab maailmale edasi anda oma armastust läbi meie, aga see ei ole ainus asi, millest ta on huvitatud. Ta on huvitatud, et ka meie, kes me juba tema omad oleme, et me oleksime samamoodi mõistaksime, kui palju ta on meid armastanud. Nüüd ma natukene kordasin ennast siin, aga loeme kirja kohta ja Roomlaste 5:6 kuni 10 ütleb, sest Kristus on, kui me alles nõdrad olime, omal ajal surnud nende eest, kes alles olid jumalatud. Vaevalt ju keegi läheb surma õige eest, ehk mõni küll julgeks surra hea sõbra eest. Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Kui palju enam me nüüd, olles õigeks saanud tema veres, pääseme tema kaudu viha eest. Sest kui meid Jumalaga lepitati tema poja surma kaudu, kui me alles olime Jumala vaenlased, kui palju enam päästetakse meid tema elu läbi nüüd, kus me juba oleme lepitatud. Et me näeme, et see kirjakoht räägib meile jällegi Jumala armastusest, ta armastas meid juba siis, kui me alles olime patused. Nüüd see rõhk ei ole, et Jumal armastas patuseid, vaid siin rõhk on see, et Jumal, kui ta armastas meid juba siis, kui me olime patused, kui palju enam nüüd? Kui palju enam nüüd? Nüüd täna, kui me juba oleme Jumala lapsed, kui me oleme saanud lapse seisuse, kui me oleme täidetud tema vaimuga. Ta pidas sind piisavalt heaks, et anda sulle sinu sisse oma vaim. Nüüd mitte sinu tegude mööda, mitte sinu headust mööda, vaid oma armurikkust mööda, ütleb Piibel. Oma armastuse pärast. Nüüd Jumal ei saatnud oma poega, et sa oleks selle kuidagi tema pääste või lunastuse välja teeninud. See ütleb, et ta saatis oma poja, sest ta armastas sind juba siis, kui sa olid patune. Kui palju enam nüüd? Ja meil on vaja tõsiselt uuendada oma meelt, et olla sellel samal lainel Jumalaga. Ja ma hea meelega rõhutan seda, sest see on ülimalt vajalik, et meie süda tunneks ära selle tõe Jumala armastusest ja sellest, kui palju ta sind ja mind täna tegelikult armastab ja kui palju ta sinust ja minust täna tegelikult hoolib. Ja see kirjakoht ütleb väga selgelt, kui palju enam nüüd, kui palju enam nüüd. Nüüd, lähme edasi. Järgmine kirjakoht, 1. Johannese 4, 9-10. Ja Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et
me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei, mitte selles, et me oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. See kirjakoht on väga-väga võimas ja ta ütleb meile jälle, sest armastus, eks ju, ei ole mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid Jumal tegi selle esimese sammu. Tema tegi selle esimese sammu, et armastada meid. Ja kui me räägime missionist ja päästest, siis me mäletame kõik, kui me alles tulime Jumala juurde, et kui me alles saime päästetud, et kuidas see oli, et me kõndisime justkui pilvede peal. Jumal armastab meid, kõik on nii super. Taevas on sinine, muru on roheline. See on lihtsalt, tahad kõigile rääkida sellest Jumala armastusest, sellest headusest, kuidas ta on sind armastanud, mis ta on teinud su jaoks ja sa justkui koged seda, sa justkui tunnetad seda, sa loed tema sõna, sa näed, see on justkui armastuskiri sinule, eks, et ja kõik on super. Ja siis mõned aastad võib-olla lähevad mööda ja nüüd sa oled kogenud kristlane, sa oled hästi õpetatud ja sa tead hästi palju, piibel võib-olla mitu korda läbi loetud juba ja siis järsku on selline värk, et sa eksid või sa jätad piibli lugemata või sa ei ole palves olnud enda arvates piisavalt. Võib-olla teinud isegi pattu, võib-olla oled teinud midagi väga valesti. Ja siis tuleb hukkamõist ja see hukkamõist lihtsalt tahab sind täielikult ära neelata. Ta ei anna sulle absoluutselt vaba ruumi, ta kägistab sind ja see hukkamõist on selline, see ütleb, et sina, kes sa oled vana kristlane, kes sa tead nii hästi sõna, kes sa oled kogenud ja õppinud ja näinud ja lugenud ja kuidas sina suudad teha seda või kuidas sa suudad eksida sellisel viisil, kuidas sa suutsid öelda seda. Ja siis tuleb vendade süüdistaja ja paneb sulle niimoodi pihta, et sa oleksid täiesti siruli maas, ilma et sa oleks võimeline isegi oma silmi tõstma üles Jumala poole, sest häbi on. Kuidas sa võisid? Nüüd sul on niisugune tunne, et kui sa olid noor kristlane, siis seal oli mingisugune Jumala krediit, nagu tema armastuse ja andestuse krediit. Ja nüüd, kui sa oled vana kristlane, see krediit vaikselt hakkab otsa saama ja seda ei ole kuskilt juurde nagu võtta. Aga tegelikult see on täielik vale. See on täielik vale, sest see on vaenlane, kes üritab süüdistada Jumala lapsi. Ta ütleb, et ta on vendade süüdistaja ja ta üritab sinu julgust röövida Jumala eest. Tegelikult mis on muutunud? Kas Jumal on muutunud? Jumal on see sama. Ja ta armastas sind siis, kui sa olid alles patune. Ja ta ütleb, kui palju enam nüüd. Ta armastab sind, et kui palju enam nüüd, siis sa pääsed isegi viha eest, ütleb, eks ju. Et sind ei mõisteta hukka ühes maailmaga, kui ühel päeval kohtupäev tuleb. Jumal on täitnud sind oma vaimuga, ta on armastanud sind. Tema heldus sinu kohta on lõputu. Tema armastus ja halastus sinu kohta on mõõtmatu. Loeme, see on hea koht, kus lugeda laul 103 ja ta ütleb niimoodi. Halastaja ja armuline on Jehova, pika meelega ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusi mööda. Sest otse kui taevas on maas kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Ta tahab, et sa oleksid veendunud tema armastuses ja tema helduses. Ja vaatame järgmist. Ja tähendab, väike kommentaar selle kirja kohta, ta ütleb, et ta ei tee meile meie pattu mööda ega tasu kätte meile meie pahategusi mööda ja ma tuletan meelde, et see oli Vana Testament. Sest otse kui taevas on maas kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Amen. Ta on pika meelega, ta on rikas heldusest. Ja kui ta Vanas Testamendis juba oli nii pika meelega ja nii rikas oma helduses, siis mis sa arvad, kui palju enam Uues Testamendis, kus sa oled lepingu osaline, kus sa oled saanud lapse seisuse, kus sa oled täidetud tema vaimuga, kus ta on valanud oma armastuse sinu sisse, kus ta tunneb rõõmu sinust. Kui palju enam nüüd ta armastab mind ja annab andeks sulle ja mulle meie patud või meie eksimused, ilma et ta hoiaks neid meie vastu. Efeslaste 3:14-19 ütleb, et Jumal tahab, et me oleksime rajatud armastusse. Ta ütleb niimoodi, et sellepärast ma nõtkutan põlviisa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et ta annaks teile oma rikkust mööda
saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks meie südames, teie südames ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse ja et me oleksime täidetud Jumala kõige täiusega. Nüüd, terve Uus Testament on täis kirjakohti, mis räägib Kristuse armastuselt. Kui sa küsid täna päris ausalt enda käest, kas ma olen juurdunud ja rajatud Jumala armastusse, ma arvan, meil kõigil on väga-väga palju, et kasvada just selles, et me oleksime nii juurdunud, nii rajatud Jumala armastusse. Ja see kirjakoht ka ütleb, et me mõistaksime, milline on ühes kõigi pühadega, et milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse ja oleksime täidetud Jumala kõige täiusega. Ehk siis Jumala armastus on ka mitmedimensiooniline, et Jumala sõnast on meil täpselt nii palju kasu, kui me omistame või kui palju me teeme selle enda omaks. Et nii palju negatiivset on meie ümber, mis tegelikult tahab meid teha tuimaks Jumala armastusele. Sa teed uudised lahti ja sa näed, kui palju tegelikult tehakse ülekohut. Sa näed, kui palju on toimumas halbu asju, negatiivseid asju ja see tahab sult röövida sinu rahu, see tahab sult röövida sinu rõõmu. Sa näed, kuidas inimesed käituvad üksteisega. Armastusest ei ole, piibel ütleb lõpuaegadel paljude armastus jaheneb. Terve maailma armastus jaheneb lõpuaegadel. Ja Jumala tahe ei ole meie jaoks, et meie armastus peaks jahenema. See tegelikult peaks kasvama ja suurenema. Ja see põhjus, miks me oleme häiritud sellest negatiivsest on tegelikult see, et see on see, kus meie fookus on. Tegelikult meie fookus ei peaks olema nende asjade peal. Kas sa tead, kui palju tegelikult toimub ka väga-väga häid asju maailmas? Nimetan mõned, kas või väga lihtsad asjad, eks ju. Ajakirjad ei kirjuta sellest, et keegi leidis üles oma kadunud koera või kassi, eks ju. See oli võib-olla kuid või aastaid. Ma vahepeal vaatan loomavideosi ja siis seal tegelikult tuleb niisuguseid kihvte lugusid on, kus mingi koer oli kadunud isegi paar aastat, eks. Ja lõpuks omanikud saite kätte. Seal on võib-olla häid asju. Keegi sai kuskile kooli, siis keegi sai terveks. Keegi sai oma kodu või palju häid asju juhtub ja loomulikult need ei ole ajakirjandusele ei paku niisugused head asjad huvi. Aga ajakirjandus reeglina enamus uudised, mis seal on negatiivsed. Ja see tahab haarata ja pöörata meie tähelepanu ja läbi ka nende uudiste ja asjade tihti saatan tahab isegi kristlastele visata mingi kondi, mida nad saaks pureda. Ma arvan nii, ma arvan naa, sa ei tea midagi, tee oma uurimistöö. Ta ütleb, ma olen uurinud seda teemat, ma tunnen seda väga hästi, et sa ise ei tea mitte midagi. Ja siis, okei, siuke väike labane näide, aga okei. Aga nii on lihtsalt, et vahepeal tuleb see kont, mida siis kõik purevad, eks ju, ja fookus läheb peaasjalt ära, eks ju, ja armastus jaheneb, eks. Aga Jumal ei taha, et meie armastus jaheneb, ta tahab, et meie silmad oleks nende positiivsete ja heade asjade peal, mis on tema sõnas tegelikult ja et me teaksime, et see armastus on meie sees ja meil on võimalik käia selles armastuses ja kogeda Jumala enda armastust ja selle läbi ka. Nüüd pane mõneks ajaks need portaalid kinni, pane mõneks ajaks keera oma uudisekanalid ja isegi mobiili notificationid kinni. Keegi kuskil postitas jälle mingi artikli Facebookis, ma tean küll, kuidas see mobiilile tuleb see teavitus, siis kohe saad slaidida, eks ju, vaadata, okei, mida ta ütles, siis sa vaatad, mida keegi kommenteeris, mida keegi arvas, siis sa vaatad, kellelgi oli jõle tobe kommentaar ja siis sa kommenteerid vastu, ütled, kuule, sa mõtle nüüd natukene oma peaga, kas sul ajud on olemas, trükid talle vastu, et sina saad ühtemoodi aru mingist teemast, keegi teine saab teistmoodi aru, aga see kõik on tühine, see kõik on mõttetu, mille peale me tegelikult ei peaks absoluutselt kulutama oma mõistust. Veel vähem internetis vaidlema kellegiga mingite teemade üle, mis ei vii mitte kuhugi. Alati, kui me midagi teeme, me peame küsima, kas see toob inimesi Kristusele lähemale või mitte, või pigem peletab eemale ja see on meie kõigi vastutus, sest Jumalal ei ole mitte kedagi muud, kelle läbi maailmale näidata oma armastust kui sina ja mina. Ja kui see uks pannakse kinni maailmale, siis seal ei ole mitte mingisugust muud ust, mida Jumal saaks avada. Ja meie oleme need, kelle läbi Jumal tahab oma armastust näidata maailmale ja tuua neid päästmisele, nii nagu me ise oleme saanud pääste osaliseks. Nüüd vaatame edasi ja ma loodan peagi lõpetada.
aga see teema on nii oluline ja ma korra ütlen jälle, see põhiteema, siis see läbiv joon on, et sul on vaja kindel ja veendunud olla Jumala armastuses enne, kui sa saad ise Jumala armastust siis maailmale jagada ja ka missioonitööd tehes või evangeeliumi tööd tehes, see on üks põhiline alus, et me peame ise olema veendunud ja rajatud Jumala armastuses, ainult siis me saame seda päriselt jagada, seda autentset, seda head Jumala armastust, et see tuleks esile täpselt nii, nagu Jumal tahab, et see tuleks esile. Et ja, siis 1. Johannese, vaatame, Jumala sõna toob väga palju esile Jumala karakterist, ta räägib Jumala karakterist ja ütleb, milline Jumal on, ta ütleb, et ja üks asi, mida ta ütleb veendunult Jumala kohta on see 1. Johannese 4:7-8 ütleb, et Jumal on armastus. Nüüd loeme selle kirja kohta, ütleb, armsad, armastage üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Nüüd see kirja kohta ütleb nii konkreetselt, et kes Jumal on. Kes on Jumal? Jumal ongi armastus. Tal ei ole mitte armastust. See ei tähenda, et Jumalal on armastus, vaid tema ise ongi armastus. Ta on armastuse allikas. Ja see on see allikas, kus ka meie saame ammutada tegelikult igapäevaselt Jumala käest. Amen. Nüüd, kui me hakkame elama selle teadmise ja veendumusega, et Jumal armastab mind, siis paljud probleemid lahenevad iseenesest, nagu üks jutustaja ütles, et kui sa oled Jumala armastuses veendunud, kui sa käid Jumala armastuses ja sa tead, et Jumal armastab sind tingimusteta, siis sa teenid Jumalat isegi kogemata või inglise keeles by accident, kogemata isegi. Muu hulgas teenid Jumalat palju efektiivsemalt kui see, et sa teed mingeid religioosseid ponnistusi ja püüad siis enese ponnistuste ja jõupingutustega kuidagiviisi jõuda Jumalale lähemale. Nüüd esiteks see, et Jumal tule mulle lähemale, see on juba vale palve, see ei ole õige viis, kuidas palvetada. Jumal on sinu sees, ta ütleb, et Jumala riik on sinu sees, ta ütleb, püha vaim on sinu sees. Nagu üks jutustaja ütleb, sellepärast kui ma palvetan, ma vaatangi alla, ma langetan oma pea, sest ma vaatan oma sisse, Jumal on siin sees ja see on tõsi tegelikult, Jumala vaim, püha vaim on meie sees ja meil ei ole põhjust kuskilt oodata, kuskilt kaugelt Jumala abi või oodata, et taevas avaneks. Tihti me räägime avatud taevad. Okei, taevas on tõesti reaalne koht, aga mida Piibel ütleb? Piibel ütleb, et kes usub temasse, selle ihust peavad voolama elava vee jõed. Jumal on täna siin, ta on sinu sees ja tema vaim ja tema vägi, tema ülestõusmise vägi on sinu sees. Ta ütleb, et kui selle vaim, kes Jeesuse Kristuse surnust üles äratab, teis elab, siis tema, kes Jeesuse Kristuse surnust üles äratas, teeb ka oma vaimu läbi meie sureliku ihu elavaks, ehk siis Jumala vägi ja Jumala vaim on meie sees. Me ei pea vaatama ja ootama avatud taevaid, me peame lihtsalt vastu võtma selle, mis juba kuulub meile ja käima selle sees. Ja see on pähkel kohati ja see on pähkel sellepärast, et meil on meel uuendamata. Ja isegi see Jumala armastuse teema, me ei koge või me ei taju seda sellisel viisil, sest meie meel ei ole uuendatud sellega. Ja siin on see väga-väga tähtis koht, et kui me tahame olla juurdunud ja rajatud armastuses, siis see on see, millele me peame fokusseerima, et teha see enda omaks. Nii nagu vend Heigan ütles, et Jumala sõnast on täpselt nii palju meile kasu, kui me suudame teha enda omaks. Ja Jumal tahab, et me oleksime juurdunud ja rajatud tema armastuses, et see oleks meie oma. Et me tõeliselt veendunult võiksime öelda, jah, Jumal armastab mind. Jah, ta armastab mind täna. Mitte minu tegude pärast, mitte minu, kui tore ma olen. Me kõik võime olla aeg-ajalt toredad inimesed ja vahepeal vähem toredad, aga Jumal armastab mind sellepärast, et ma olen Kristusest tema laps, läbi Kristuse Jeesuse, tema tegude pärast, mitte minu tegude pärast. Ja me vaatame ka kirja kohta, mis ütleb, et me oleme saanud Jumala õiguseks Kristuses Jeesuses, ehk siis Jumala õigsusest. Ja üks järgmine point, mille ma tookski esile, on see, et sa oled täna õige Jumala ees. Mõtled, et väga julge avaldus, et sa oled õige Jumala ees. Kui sa räägiksid ühe religioosse inimesega ja küsiksid, et kas sa oled õige Jumala ees, kas sa oled õige, siis ma kujutan ette, et põhiline vastus, mis sa saaksid, ei, mis mina ja õige, oi, mul on nii palju vigu. Aga point ongi väga lihtne, et mitte keegi meist
ei ole oma tegude kaudu õige Jumala ees. Mitte keegi meist ei ole õige Jumala ees tänu sellele, et me oleme midagi saavutanud või midagi teinud või isegi ustavad olnud Jumalale mingis asjus. Me ei ole õiged sellepärast Jumala ees. Meie õigus tulla Jumala ette on ainult läbi Kristuse Jeesuse ja seal ei ole mitte mingisugust muud õigust, mille läbi me saaksime Jumala ette tulla. Sa ei saa minna Jumala ette ja nõuda, et Jumal, ma tegin seda ja seda ja seda, nüüd sa pead minu jaoks tegema seda ja seda ja seda, ma olen selle ära teeninud. Ei ole. Kõik, mis sa oled ära teeninud, oled sa ära teeninud ainult tänu Kristuse Jeesuse ristitööle ja sellele armule, mis ta on pannud meie ellu. Ainult Kristuse Jeesuse läbi oleme me õiged Jumala eest. Ta ütleb, et me oleme Jumala õigus Kristuses Jeesuses. Nüüd Kenneth Hagin ütles üht huvitavat asja veel, et ma korra tsiteerin ühte teist asja, väga põnevat asja, mis ta ütles. Ta ütles, et mida ta on näinud oma teenimistöö jooksul on see, et kõige üks suurim takistus usklikele või kristlastele, et Jumala käest vastu võtta üldse, kas siis tervenemist või palvevastuseid või mida iganes, on see, et on alaväärsustunne. See, et inimene tunneb, et ta on väärtusetu Jumala ees, sest ta ei ole olnud piisavalt hea või ta ei ole teinud piisavalt palju. Ja see takistab usku. Ta ütleb, et see on üks vaenlase suurim relv ja kõige suurem usuröövel, et vastu võtta Jumala käest, on see alaväärsustunne Jumala ees. Nüüd, kui sa loed Jumala sõnast, siis sinu õigus on Kristuses Jeesuses. Ja vaatame siin 2. Korintuse 5:21. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ma korra veel mainin Kenneth Hagin, sest ta rääkis sellest, et inimesed tihti vaatavad oma lihaliku mina peale. Nad vaatavad ja kui sa hoiad oma silmad enda peal, kui sa vaatad enda peale, siis loomulikult sa näed oma eksimusi, sa näed oma möödapanekuid, sa näed oma tegemata jätmisi ja sa näed neid negatiivseid asju, millega sa tegelikult rahul ei ole oma elus. Ja see ei ole nagu õpetus või jutlus selle vastu, et kui me tolereeriksime midagi oma elus, mis võib-olla on valesti või midagi, mis kuidagi viisi vajab korda panemist, see ei ole see teema. Aga see on see teema, et kui me tuleme Jumala ette, siis me ei saa vaadata oma liha peale. Kui me tahame Jumala käest vastu võtta, me ei saa loota oma liha peale. Me peame lootma oma päästja, oma issanda peale, kes oma armu kaudu on meile kõik andnud, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Ja see kirjakoht nüüd, mis ütleb, et ta on tema, kes ei teadnud mingist patust meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. See tähendab seda, et me läheme Kristuse õigusega Jumala ette. Me läheme Jumala ette läbi Kristuse Jeesuse ja ta näeb Kristust Jeesust, kui ta vaatab, sinu vaim täna on täiesti õige Jumala ees. Ja me vaatame paari kirja kohta veel enne, kui me lõpetame. Ja see tähendab seda siis, et Jumal ei vaata sinu eksimusi, Jumal ei vaata sinu möödapanekuid, vaid ta vaatab sinu peale kui Kristuse peale. Ja see on see kindlus ja see on see alus, mille alusel me lähme Jumala ette, et Jumala käest, kas siis saada palvevastuseid või vastu võtta tervenemist või ükskõik mida. See on oluline, sest meie mingi kirjakoht, ma täpselt peast ei mäleta, ütleb, et isegi meie head teod on määrdunud riiete sarnaselt võrreldes Jumala pühadusega. Ehk siis me ei saa mitte kunagi loota enda tegude või oma liha peale, et Jumala kätt nii-öelda väänata, et ma olen teinud seda, nüüd Jumal saab, et tegema seda. Nüüd ma tean, seal on see külg, kus me tuletame Jumalale meelde, et tema sõna, aga me peamegi rajama kõik oma usu tema sõna peale. Me saame öelda, Jumal, sinu sõna ütleb ja Jumal austab oma sõna ja ta ütleb isegi ühes kirjakohas, et Jumal on valvas oma sõna teoks tegema. Ehk siis me tuleme läbi Kristuse ja me tuleme Jumala sõna alusel ja selle peale me loodame, mitte iseenda peale. Ja tihti kuna me oleme harjunud nii palju vaatama iseenda peale, siis me arvame, et kõik sõltub ainult sellest, et milline ma olen ja kuidas ma olen teinud, kuidas ma olen mitte teinud. Aga tegelikult kõik sõltub sellest, kui palju sa loodad Kristuse peale, kui palju sinu usaldus on temas ja kui reaalseks sa oled teinud selle, et sa omad Kristust ja Kristus on sinu sees ja sind õigeks teinud Jumala ees ja sa võid julgusega minna Jumala ette. Nüüd, et mitte väga pikalt jääda siia, siis liigume natukene edasi, et meil inimestel on tõsine kalduvus tegelikult oma tunnete peale, oma tunnete kaudu Jumalat mõista. Ja tihti me vaatamegi, mõtleme, et okei, et ma täna tunnen ennast ülihästi, siis on halleluuja
Jumal on elav, ta teeb oma vägevaid tegusi, Jumal on hea, ta armastab mind ja kõik on nagu super. Ja siis teisel päeval, kui me ei tunne enam nii hästi, siis me mõtleme, et okei, et Jumal on kuidagiviisi vist, mis värk on, et kas mul on suhe Jumalaga kõik korras, kas ta on must kuidagiviisi eemale läinud või eemaldunud või äkki ma olen teinud midagi valesti ja niisugused mõtted tabavad sind. Nüüd teadmiseks, et me ei mõista Jumalat ja me ei koge Jumalat ka tema oma tunnete kaudu. Ehk siis me tihti oleme jälle harjunud vaatama iseenda peale ja oma tujude ja tunnete kaudu mõtleme, et kas siis Jumal on ligi või kaugel. Me peame alati rajama oma kindluse Jumala sõna peale. Korraks juba puudutasime seda. Ehk siis mida Jumala sõna ütleb, mitte mida meie tunded ütlevad. Et isegi kui kõige hullemad mõtted ja tunded tabavad sind ja ütlevad, et Jumal on sinust eemaldunud või Jumal on su maha jätnud või Jumal on tige su peale, siis mida sa pead tegema? Sa pead minema sõna juurde. Sest vaenlane kasutab tegelikult ka sinu emotsioone ja tundeid, mitte et ta tooks sulle need tunded tingimata, aga vahepeal on need tunded, mida sa ise tunned lihtsalt, sellepärast et meeleolud on erinevad ja mõni räägib seal mingisugustest hormooni tasakaalust organismis ja mis iganes. Ühesõnaga, ei ole ühtegi vaimulikku inimest maailmas, kes ärkaks igal hommikul üles ja tunneks suurepäraselt ennast kohe super, kõik on super, meeleolu on super, tuju on hea. Tead, mitte ühtegi sellist inimest ei ole olemas. Kui sa tunned kedagi, siis tee mind ka tuttavaks. Ma tahaks kohe oma silmaga näha. Aga point on lihtsalt see, et me ei saa rajada oma usku ja oma elu oma tunnete peale. Me peame alati minema sõna peale. Nüüd, mida Jeesus tegi, kui saatan tuli näiteks? Ja saatan võib tihti tulla, et näed, Jumal hoiab sust eemale, sa oled midagi teinud, midagi on valesti. Ta tahab, et sa kaevaksid, ta tahab, et sa võtaksid labida ja hakkaksid kaevama ja et sa kaevaksid ka oma minevikus kõik asjad üles. Isegi need asjad, mis olid ammu aastate tagused, ta viib sind sinna, et sa kaevaks isegi need üles ja tunnistaks jälle oma vanad patud, mis Jumal on ammu juba andestanud, ammu juba ära unustanud. Ta tahab isegi, et sa neid tuletaksid Jumalale taas meelde, sest ta tahab tuua süütunnet sulle, et sinul oleks röövitud julgus Jumala ees, et sa saaks kindlusega minna Jumala ette. Ja tunded on sellised asjad, mis vahel võivad tulla, aga mida me peame tegema? Kuidas Jeesus võitis saatana ära? Ta ütles, kirjutatud on. Nüüd, kui sellised tunded tulevad, sa tsiteeri Jumala sõna. Sa ütle, ei, Jumal on öelnud, et ta ei hülga mind ega jäta mind maha. Kui sa tunned, sa ei ole õige Jumala ees, siis ütle ei, nagu Efeslaste 1. peatükis ja 5-7 salm ütleb, et ma olen lapse õiguse osaline. Ma olen Jumal, ma olen õige tema veres. Sa ütled, et kirjutatud on, et ma olen tema laps. Kirjutatud on, et ma olen õige Jeesuse vere läbi. Ja saatan peab taganema. Ja su tunded ka muutuvad, kui sa tsiteerid Jumala sõna. Me peame alati võitma vaenlase ära, tsiteerides Jumala sõna. Mitte rajama seda oma tunnete peale. Sest tunded muutuvad ja on erinevad ja samuti sa tsiteerid näiteks Rooma 8. peatüki, ütled, kus ütleb, et mitte miski ei suuda mind lahutada Jumala armastusest, ei kõrgus, sügavus, käes olev, tuleb, ei sõda, ei rahu, nälg, alasti olek, mitte miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest. Ja need on need kirjakohad, mida me peame tsiteerima, kui sellised tunded tulevad. Isegi kui keegi õpetab või kuskil sa kuuled mingit jutlust, mis räägib sellest, et Jumal on pahane või vihane su peale, siis sa võid öelda, et ei, et Jumal armastas mind juba siis, kui ma olin patune. Kui palju enam ta armastab mind nüüd, kui ma olen tema laps, nagu Rooma 5. peatükk ütleb, kui palju enam nüüd ma pääsen viha eest ja Jumal ei ole mu peale vihane. Amen, Jumal armastab mind. Sest me oleme Kristuses uued loodud ja ma hakkan siin lõpetama, ta ütleb niimoodi, et nüüd Hebra 4.16 ütleb, Jumal tahab, et me tuleksime julgusega tema ette ja et me saaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Nüüd me ei tule tema ette seal oma õigusega või sellega, et me oleme midagi ise ära teeninud, et me võiksime tulla. See julgus ei tule sealt. Miks see tuleb? See tuleb sellepärast, et Jeesus Kristus on meid teinud õigeks. Sest vaatame Hebra 10.14-18, kus see julgus tuleb. Sest ühe ohvriga on jäädavalt teinud täiuslikuks need, keda pühitsetakse. Seda tunnistab meile ju ka püha vaim, sest kui ta oli öelnud, niisugune on leping, mille ta teeb nendega pärast neid päevi, ütleb issand, ma panen neile südamesse oma käsud ja kirjutan need neile meelde ega mäleta enam nende patte ja ülekohtu tegusi. Aga kus need on andeks antud, seal ei ole tarvis
ohvrit nende eest. Ta ütleb, et sest ühe ohvriga on ta jäädavalt teinud täiuslikuks need, keda pühitsetakse. Ta on teinud täiuslikuks sind ja mind on meie vaimu poolest ja see on see kindlus, millega me saame minna Jumala ette. Kas ma olen täiuslik iseeneses? Kas mu teod on täiuslikud? Ei ole. Kas ma käin armastuses täiuslikult? Kaugeltki mitte. Kasvame selles. Kas ma alati teen kõige paremini? Ei tee. Aga see ei ole põhjus, miks ma ei peaks Jumala ette minema, et saada tema armu, vaid Kristus Jeesus, kes on mind teinud täiuslikuks minu sisemise inimese poolest. Ja see on põhjus, miks ma võin minna Jumala ette julgusega täna, homme, ülehomme ja terve oma elu. Teades, et ta ei hülga mind, ta ei jäta mind maha. Ta on teinud mind täiesti uueks, ma olen uus loodu ja see on see alus, mille alusel ma lähen tema ette. Ja see on tähtis, et me teame, et me oleme õiged Jumala ees. Nüüd ma korra ühte asja puudutan veel. See on minu meelest väga-väga oluline. Kui rääkida aukartusest, Jumala kartusest ja aukartusest. Nüüd need on kaks väga huvitavat sõna. Jumala kartus. Mis on Jumala kartus? Mõni arvab, et Jumala kartus on hirm Jumala ees. Hirm ja Jumala kartus on kaks täiesti erinevat asja. Nüüd Jumala kartus on midagi, mis tuleb meie südamest, mis tuleb meie elust koos Jumalaga ja kui me oleme kogenud Jumala armastust ja Jumala lähedalolu, siis Jumala kartus on automaatne produkt või kuidas ma ütlen, automaatselt sellega kaasas. See ei ole see, mida ma pean kuidagi viisima väliselt punnitama, väliselt mingite tegudega nagu näitama, et oi, ma kardan Jumalat, vaid see on üks aukartus sinu sees, üks aupaklikkus. Nüüd, mis on hirm? Hirm on midagi, mis paneb sind millegist eemale hoidma. Sellepärast, kui inimesel on hirm Jumala ees, et kui tal on päriselt hirm ja kartus Jumala ees, selline ebatervislik kartus, mis ei ole Jumala kartus, siis ta hoiab Jumalast eemale. Ja sellist liiki hirm on väga ebatervislik. Mida piibel ütleb hirmu ja kartuse kohta? Just selle samu hirmu kohta. Armastuses ei ole kartust. Ta ütleb, et kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Nüüd sina ja mina, kui me kasvame armastuses, siis mida see armastus teeb meie sees? See ajab välja kartuse ehk siis hirmu. Me ei pea kartma. Nüüd Rooma 8. peatükk ütleb samamoodi, Jumal ei ole andnud meile kartuse vaimu, sest kartus ja hirm see paneb sind orjusesse. Aga ta ütleb, me ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksime jälle kartma, vaid me oleme saanud mille? Lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Aba, isa. Ehk siis seal ei ole sellist hirmu. Sinu suhe ei saa kunagi, sellepärast ka sinu Jumala teenimine ei saa kunagi olla mitte ühelgi tasandil, teed sa siis missionitööd või mingit muud tööd või lihtsalt üritad Jumalat teenida siis ülistades või kiites või palve kaudu, ükskõik mida sa teed Jumala jaoks, et hirm oleks selle motivaatoriks ja sa kardad millestki ilma jääda või sa kardad mingit needust või sa kardad, et mingi õnnetus tabab sind või mis iganes. Sa ei saa Jumalat niimoodi teenida. Sest ta ütleb, et sa ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksid kartma, vaid sa oled saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Aba, isa. Ja see lapsepõlve vaim on sinu ja minu sees ja Jumal tahab, et me kogeksime seda lapsepõlve vaimu, seda armastust, mis on selle sama vaimu kaudu pandud meie sisse ja et meie suhe alati baseerub armastusel ja meie motivatsioon, et teha Jumala tööd oleks alati armastus, mitte kartus, sest kartuses on nuhtlust. Ja kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Kas me kardame aeg-ajalt? Jah, me kardame, aga me anname ka aru, et me ei ole veel täiuslikud armastuses, aga Jumal tahab, et me kasvaksime selles. Amen. Nüüd siis veel lõpetuseks siis paar kirja kohta veel. Kõik, mida me teha saame, kõik, mida me teha saame, on Jumalat vastu armastada tegelikult. Ja kui me armastame Jumalat, ma kordan, siis nagu üks jutlustaja ütles, siis me teenime Jumalat paremini ja efektiivsemalt isegi kogemata, kui me üritame seda teha oma ponnistuste kaudu. Ja Jumala armastus sunnib meid, isegi ütleb piibel, et see on Jumala armastus, mis sunnib meid. Ehk siis miski, mis paneb meid tegutsema. See on Jumala armastus, miski, mis paneb meid Jumalat kiitma ja ülistama. See tuleb südamest. See tuleb päris Jumala armastusest. See ei ole see, me vahel küll räägime võib-olla, et me peame enda liha risti lööma ja distsiplineerima ennast ja see ei ole ka halb, aga me ei saa selle juures ära unustada seda põhilist, mis on Jumala armastus. Ehk siis armastuse motiiv. Et põhiasjad, millest me siis rääkisime täna on see, et siin kohe tuleb kokku võtta. Nüüd mõned kirjakohad veel kiiresti ja siis me lõpetame. Ütleb
usk on tegev armastuse kaudu, siis Galaatia 5:6 ütleb, usk on tegev armastuse kaudu. Ehk siis siin usk isegi ei toimi ilma armastuseta, sellepärast see teema on nii oluline. Ja 1. Korintuse 8:1 ütleb, tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Ehk siis, kui me räägime ehitamisest või üleüldse Jumala riigi töö ehitamisest, Jumala riigi ehitamisest, siis armastus on alati selle keskmes. Nüüd Kolossa 3:14 ütleb, armastus on täiuslik side. Et kui sa võtad näiteks kas või müüri ehitamine, et siis armastus oleks justkui see sement, mis need kivid siis seob oma vahel. Ehk siis kõik, mida me Jumala riigis teeme tegelikult, armastus on täiuslik side. See on side nende asjade vahel. Kui see side puudub, siis kõik on ligadi-logadi. Ehk see on väga-väga oluline, mis seob kõik omavahel kokku. Ja me oleme näinud täna ka nendest kirjakohtadest, et see nii on. Siis 1. Korintuse 14 ütleb, taotlege armastust ja olge agarad taotlema vaimuande. Nüüd ülioluline jälle. Taotlege armastust, olge agarad taotlema vaimuande. Vaimuannid on väga-väga olulised, aga mis ta paneb vaimuandidest ettepoole, ütleb taotlege armastust. Nii, ja ma ka väike kokkuvõte siis, et Jumal on armastanud siis maailma, eks. Jumal armastas maailma, nii et andis oma ainusündinud poja ja ta tahab, et meie läbi siis see armastus tuleks ka esile. Nüüd teine punkt siis oli, et kõik, mida Issand teeb, ta teeb seda armastuse motiiviga. 1. Korintuse 13:1-3 räägib sellest, et kui ma teen midagi, mis ei ole armastusest motiveeritud, siis mul ei ole sellest kasu. Siis meie ei saa anda seda, mis meil, siis üks punkt oli, et me ei saa anda seda, mida me ei ole ise kogenud, mida me ei ole teinud enda omaks. Ehk siis, kui me tahame, et Jumala armastus jõuaks maailmani, siis kõigepealt me ise peame olema juurdunud ja rajatud selles armastuses ja see peab meile päris olema, see peab olema elav meie elus. Ainult siis meil on võimalik seda ka maailmale jagada ja teha missionitööd näiteks. Siis Rooma 5:5 ütleb, et tõepoolest Jumala armastus on meie südamesse valatud. Siis viimane asi, millest me rääkisime, oli see, et sa oled õige Jumala ees. Sa oled vaimu poolest tehtud täiuslikuks, eks. Et Hebra 10:14-18 räägib sellest. Ja me suudame siis Jumalat teenida palju efektiivsemalt, kui Jumala armastus on saanud ilmsiks meie sees just sellisel kujul, et me päriselt tunneme Jumalat, et tema on armastus, et me päriselt saame aru, et Jumal on meid armastanud juba enne, kui me olime patused, juba siis, kui me olime patused, kui palju enam nüüd. Ja see on see sõna, mis piiblist, mis peab saama meile elavaks igapäevaselt. Et me teame, et mitte miski ei suuda meid lahutada Jumala armastust, ainult siis me oleme võimelised tegema ka missionitööd, andma missionisse, nii nagu me lugesime seda kirja kohta, et isegi meie andmine, kui see ei baseeru armastusel, siis sellest ei ole kasu, et kui me räägime täna missionitööle andmisest, Jumal räägib ka, piibel ütleb ka, et Jumal armastab rõõmsat andjat, ehk siis selle alus peab olema ka armastus. Nüüd andmise juurde tulles siis täna meil on see hea võimalus, et anda ja külvata jälle missionitöösse. Nüüd ma paneme siia video kirjeldusse ka kõik kontonumbrid ja asjad, aga ma rõhutan, et kui me täna anname missionitöösse, siis annamegi selle mõttega, et me armastame neid inimesi, kelleni me tahame, et Jumala sõna jõuaks ja me armastame neid inimesi, me armastame Jumalat esmalt, aga me armastame ka neid inimesi, keda Jumal on armastanud ja kelle eest on andnud oma poja. Ja kui sa annad täna selle hoiakuga, siis ma olen täiesti veendunud, et me ei pea rõhutama siin, et oi, Jumal tasub sulle ja toob sulle tagasi, aga see on Jumala printsiip, et kui sa annad ja sa annad seda rõõmsa südamega, siis Jumal toob sulle tagasi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat ja see paneb ühe printsiibi Jumala riigis tööle, et kui sa oled rõõmsalt andnud Jumalale, siis sa saad ka lõikust. Ehk siis, et kui ma annan, nagu me ütlesime, kui me anname ilma armastuseta ja teeme ilma armastuseta seda mingi muul baasil, näiteks hirmu baasil, siis õnnistus ei saa sulle tulla, sellepärast et isegi, mäletate see kirja kohta, isegi kui ma annaks oma ihu põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ei oleks mul sellest kasu. Ehk siis, kui sa annad ja annad ilma armastuseta, siis sul ei ole sellest kasu, aga anna rõõmsa südamega ja me toetame neid India lapsi isegi väga väike summa, näiteks 20 eurot. Minu meelest oli see 20 eurot, mis teeb ühe lapse elust tohutu, kuidas öelda, mis aitab ühte last siis terve kuu aega, see maksab tema koolitoidu, tema koolitarbed ja ta saab siis
kuulda Jumala sõna, et 20 eurot kuus on võimalik ka püsiannetajaks hakata ja kui sa vaatad täna väljaspoolt kuskilt, et sa ei ole meie koguduse liige, siis sul on ka täiesti võimalik näiteks kontakteeru meiega ja ütle, et sa tahaksid näiteks hakata püsiannetajaks mõnele India lapsele ja see on kõigest 20 eurot kuus ja üks India laps siis saab sinu pärast siis iga kuu endale siis koolitarbed, sooja toidu ja hariduse ja kuuleb ka Jumala sõna. Ja lõpetuseks veel siis nii palju, et meil on ka väike tervitus Kristjanilt ja kui ta selle tervituse siis ära teeb, me ei ole jõudnud sellele teha subtiitreid, aga ta tahab meid siis tervitada natukene ja rääkida sellest siis, mis on Indias üleüldse toimumas. Et ma paari sõnaga siis pärast seda kommenteerin. Hello friends in Paide, my name is Christian Åkerén, Missions Director in Word of Life Uppsala. For you who do not know me, I just want to send you a greeting. I just came back from Iraq, we have had a tremendous time there. And then in the end also I found out that I had corona, so I was looking forward for a 2-week isolation, but then praise the Lord, the next day I was cleared and I had a negative result, so I'm very happy to be back in Sweden. But I just want to update you a bit on what's happening in India. And of course, as you know, corona is hitting everywhere and even India. But remarkably, for a month or a little bit more back, everything looked much brighter. And of course, that is good because we have been running our Bible schools and we're still running that. And we actually are going to finish the Bible school before something that is going to happen, and that is a new lockdown. Unfortunately, a new wave of corona is hitting India, which means that everything is going to be a little bit more difficult. But we are actually able to finish off the work there. But just in general, I just want to tell you also that over the years when we have been working in India, we have come into especially 3 existing works in the very, very beginning in Allahabad, in Delhi, and down south in Kerala. And all these works were right in the beginning when we came in and started with the Bible school. And it's been so amazing to see what happens when you train big core of future workers and leaders. And we have seen explosive growth in all these places. And then for the last 10 years, we have been focusing very much of our activities into West Bengal, Kolkata, and up north. And now, during Corona, amazingly, the churches have grown, and the 2 Word of Life churches in Kolkata, one has gone from about 200 up to 1,000, maybe 800 to 1,000 people, and the other one has gone up from 700-800 now to 3,000, and this during the last 1 to 2 years. So even Corona hits and it doesn't hinder revival. So that's amazing. So to finish with that, what Corona actually, you could quote Joseph, what Corona meant for evil, God turned to good. And the only thing that has happened, it has hindered us to go in there, but on the other hand, it has released the Indians to take great responsibility, which is in line with what God's strategies for India and for what the work we're doing there. So big warm greetings from me. I just want to send you these few short words to you and thank you for your prayers and your support and standing together with us in this work. It's really great for us to know that, and it's great to work together. God bless you and much love here from Uppsala. Ma loodan, et sul oli keegi kõrval, kes sai sulle tõlkida seda, mida Kristjan ütles, aga ma teen väikse kokkuvõtte, siis saatis tervitusi, et ta just käis Iraagis ja nad tegelesid seal toiduabiga ja neil on Iraagis siis Kurdistanis töö praegu ja siis ta tuli sealt tagasi ja enne kui ta hakkas tagasi tulema, tal näitas koroonatest positiivset ja siis oleks tähendanud seda, et ta jääb sinna kinni, et ta jääb sinna isolatsiooni, aga järgmine test, mille ta siis tegi järgmisel päeval, see näitas, et ta on negatiivne, ehk siis ta sai tagasi lennata. Ja ta rääkis seda, et Indias siis on koroona nagu tagasi tulnud uue lainega aga vaatamata selle uuele lainele saavad nad piiblikooli tunnid ära lõpetada ja piiblikooli töö on seal väga võimsalt nagu kasvanud ja
ja vaatamata siis sellele suurtele numbritele on võimalik neil teha ka siis piiblikooli lõpetamine. Ja ta ütles Delhis ja siis mõnes teises kohas on veel siis ka töö plahvatuslikult kasvanud, et seal on ka kogudused, mis on nüüd kasvanud niimoodi, et vaatamata koroonale siis üks kogudus, mis läks 200 liikme pealt 1000 liikme peale ja üks, mis oli 800 pealt, 200 pealt 1000 peale ja 700 liikmeline kogudus, mis läks 2 aastaga kasvaks siis 3000 liikme peale, et koroona ei ole suutnud India tööd siis absoluutselt kuidagiviisi takistada, ja Jumala vaimutööd ja ärkamist. Ja siis ta tänas meid ka meie toetuse eest India, et me toetame India tööd ja ta ütles, et vahva on nagu koos tegutseda ja siis ta saatis tervitused meile igale ühele siis Rootsist. Siinkohal me ka lõpetame ja ma usun, et need kirjakohad, mis said täna loetud, ma usun, et see Jumala sõna teenis sind ja ma usun, et see kasvab sinu südames nagu üks võimas seeme ja tõesti, et me oleksime veendunud Jumala armastusi ja teaksime, kui väga Jumala meid armastab, sest ainult nii on meil võimalik ka minna välja ja jagada Jumala armastust ja teha missionitööd õige motiiviga ja kogeda ise Jumala armastust ja näidata maailmale, milline Jumal on läbi armastuse, mis ta on pannud meie sisse. Olge igaüks väga õnnistatud pühapäeva ja kohtume juba varsti. Aamen.